nädalavahetustel on rohkem ja nädala sees vähem, aga iga nädalavahetus ikka on päris palju ja kuna meil on diskgolfirada on avatud, siis neid mängijaid käib kogu aeg siin. Et ka praegu on 2 mängijat rajal. Jah, kui tulime mööda, oli ka neid näha. Mida üldse Pariisi siin terviseradadel teha saab? Nad ennekõike on kõige paremad on ilmselt suusaradad, eks, et meil on nagu võistlusrajad ehk siis sellised spordirajad, kus on tõuse ja laskumisi ja lisaks on meil siis ka 2 matkarada alati iga talv, kui lund on siis sisse aetud, et siis selline 3,5 kilomeetrine ja 5,5 kilomeetrine matkarada, mis on suhteliselt siledad ja sellisele kõige tavalisemale harrastajatele päris head. Kas on ka niisuguseid võimalusi siin, et saab oma võimet proovile panna? No meil on võistlusi iga talv on mingisugused, et eelmine talv näiteks, mitte nüüd see möödunud talv, mis päris lumevaba oli, aga enne seda oli valdade talimängud näiteks toimusid meil, et Kadrina oli valdade talimängude korraldaja ja suusavõistlus oli siin. Selle suusaliidu noortesarja etapp on siin olnud ja mõte on siin Eesti meistrivõistlus sprindis teha paari talve pärast. Ja kui nüüd lund oleks. Päriselt lund on, jah. Aga kui räägime suvisest spordist ja soojade aastaaegade spordist. Jooksmine, rattasõit pidevalt meilt siit samast läheb läbi see RMK üks nendest matkaradadest Kauksist algust saab ja see kogu aeg on sellist liikumist, nii et matkamist, jooksmist, rattasõitu, suusatamist, kõike saab teha. Talvel muidugi on suusatamine, suvel. Kuivõrd see paik Pariis see meelitab, et tähelepanu äratab? Jah, ta on selline huvitav nimi, et jääb meelde vähemasti. Kas oled toorinud, kuidas see paik on üks koha Pariis nimeks sai? Kuna need majad olid sellised tee ääres, nagu tänava ääres, küll Pariisi külas, mitte siin päris, olid sellised 2 pool tänavat, et siis mõisnik oli öelnud, et näeb välja nagu Pariis. Siis sealt on see nimi nagu tulnud. Kas on ka päris mõni prantslane siia rajale sattunud ja avastanud, et Pariis on? On ikka. Siis, kui Tapal olid prantslased NATO üksusena, et siis üks väga hea tuttavaks sai üks prantslane, kes käis siin päris tihti. Nii rattaga sõitmas kui niisama jooksmas. Kuidas selle paigaga seotud olete ise, et kas olete siit pärit või? Ma olen ise Kadrinas elan ja siit Kadrina vallas asubki Pariisi puhkeküla ja mina nagu sattusin siia tegelikult sedapidi, et ma olen suusavõistluste korraldaja ja Tammsalu-Neeruti maratoni peakorraldaja ja Tammsalu-Neeruti maraton läheb siit läbi, siis 2006. aastal sai uuesti taas alustada Tammsalu-Neeruti suusamaratoni korraldamisega ja selle käigus sai ka siia satutud selle maaomaniku ja selle kohaomaniku Olev Käspersoniga siis sai arutatud, kus seda rada teha ja sealt edasi oleme palju tihedamini rohkem suhelnud ja nüüd erinevaid projekte kirjutanud ja siia suusaraja valgustus uuesti korralikult tööle saanud ja korvpalliväljaku, võrkpalliväljaku teinud, et niimoodi ta kuidagi läinud on, et rohkem tunnen ennast siin hästi koduselt. Ütlesite, et homme lähete sõudematka tegema või kanumatka? Et on üks firma, mis siis kanumatku korraldab ja homme üks pere läheb. Kuudi matk läheb? Valgejää, Surusillast Valgejää külla. Jah. Olete ka treener, mis alatreener? Ma olen kaljuronimise treener niimoodi enam-vähem iganädalaselt. Kaljuronimine on siis Kadrinas harrastatav ala ja lisaks ka süstatreener, et süstaslaalomi sõitjana kunagi oma nooruses süstaslaalomi spordina teinud ja sealt siis kuidagi on see jäänud, aga jah, kaljuronimist treenin kõige rohkem. Kus teid harjutatakse? Kadrinas meil on korralik sein, et meil on Eesti üks paremaid selliseid noorte ronimisseinu seal, et 7,5 meetrit kõrge ja 15 meetrit lai. Aga olete käinud ka kaljuronimisel kuskil välismaal? Ja eks ikka, klubi on käinud varasemalt väga tihti Slovakkias suviti ja Soomes oleme käinud ja on saanud käia, jah. Mida enda tervisele sport annab? Täga on mõnus on, et ei tunne ennast kuidagi halvasti, et jõuab kõike teha ja ta on vaheldus jälle, et põhiline töö on olnud siiamaani selline istuv, et siis peab vahepeal liigutama, et vahel tasakaalustada. Tuleme tagasi veel Pariisi juurde, Pariisi puhkeküla. Siin on hooned, praegu ajame siin juttu küll veel eriolukorra aeg, aga kas need hooned
kes siin muidu elab või niimoodi, mis siin toimub? siin on, korraldatakse siis kahtepidi põhiline tegevus on, üks on selliste lastelaagrite korraldamine erinevate teemadega, et kuna selle koha omanikul on ka hobuste tall, et siis on nii ratsalaagrid kui keelelaagrid kui igasugused laste ja noortelaagrid suviti. Ja teine niisugune suurem tegevus temal on sellise tellimuse peale ürituste korraldamine, kokkutulekud ja kõik muud sellised asjad, sellega tegeleb selle koha omanik nagu ettevõtluse seisukohast. Ja siis see spordiradade võrgustik natuke toetab kõike seda, et see on nagu üks on teisele toeks. Ja kui siis ütleme edasi, aeg läheb ja eriolukord lõppenud on, kas ka see suve võiks inimesed tulla? Ma arvan küll jah, et oleneb mismoodi see haigus nüüd siin toimetab, et ta taandub või ei taandu või kuidas ta on, aga muidu kindlasti võib. Ja praegu, eks see laagrid on praegu ikkagi kavas, et kui võimalik on, siis neid ikkagi korraldatakse, et see on selge. Ja suvel on siis mitu spordivõistlust siia kohta planeeritud. Meil endal on korraldada üks mõte ja ma tean, et üks ratsavõistlus on planeeritud, nii et kindlasti, kui võimalik on, siis korraldame. Aitäh, see täitsa ilusti.